Meil on sellel kuul üks kirjakoht, mida me eriliselt vaatame ja see on esimese Thessalonika kirja 5. peatüki 23. salm. See ütleb nii: rahu Jumal ise pühitsegu teid läbinisti. Kogu teie vaim ja hing ja ihu säiligu laitmatuina meie Issanda Jeesuse Kristuse tulekuks. Ihu, hing ja vaim. Inimene on mõnes mõttes nagu kolmainsus. Ihu, see on meie füüsiliselt kogetav väline osa, mille abil on meil kontakt välise maailmaga. See on meie nähtav väline kuju. Hing, see on psühholoogia valdkond, see on meie eneseteadvus, meie isiksus, iseloom, meie reaktsioonid, tunded, otsused ja mälu. Ja vaim, see on inimese sügavaim osa. See on see, mis meil on ühist Jumalaga, kui me oleme tema omad. See on ainuomane inimesele. Ja need kõik mõjutavad üksteist. Vaatame, kuidas ihu näiteks on mõjutatud ja mõjutab. Ihu mõjutab hinge näiteks niimoodi, kui meil on veresuhkur madal või meie hormonaalne tasakaal on paigast ära või meil on kroonilised valud, siis meie hinges on kurbus, viha, ärrituvus, võib-olla ka abitus ja tujukus. Ihu mõjutab vaimu. Selliselt, et kui mu fookus on siis sellel probleemil, sest mu ihu ju valutab või kuskilt on paha või mingi probleem vajab lahendamist, siis mu fookus läheb Jumala pealt ära ja see kisub minu usku maha, kui ma ei täida ennast tõega, see tähendab Jumala sõnaga. Hing võib ka omakorda ihu mõjutada. Kui ma olen lootusrikas ja rõõmus, siis ma tunnen ka, et mu ihul on jõudu rohkem. Ja kui minu sees on väga pikaaegselt väljendamata pinged, siis võib väljenduda söömishäiretes ja muudes psühhosomaatilistes probleemides, näiteks pinge peavalud ja pinge kõhuvalud ja nii edasi. Meie vaim saab ka ihu mõjutada. Kui ma tean tõde, kui ma tean, mida Jumala sõna ütleb minu ihu ja minu tervise kohta, siis ma käitun oma ihuga ka teistmoodi kui muidu võib-olla. Ja ma saan vaimulikku meelevalda rakendada oma ihu üle. Ja me vaatame seda natuke lähemalt täna. Täna me räägime ihust. Piibel ütleb meile, et meie ihu on püha vaimu tempel. Jeesus ütleb Johannese kirjas, et Johannese evangeeliumis, kes usub minusse, nagu kiri ütleb, siis selle ihust voolavad elava vee jõed. Ja seda ütles Jeesus vaimu kohta, kelle pidid saama temasse uskujad. Ja Paulus kirjutab, et kas te ei tea, et teie ihu on teis oleva püha vaimu tempel, kelle te olete saanud Jumalalt ja te ei ole iseeneste päralt. Kui keegi rikub Jumala templi, siis rikub Jumal tema, sest Jumala tempel on püha ja see olete teie. Esimese Thessalonika kirja iga peatükk lõpeb sõnumiga Jeesuse tagasi tulemisest ja rõhuasetus on püha olemisel, nagu Jumal ütleb, et olge pühad, sest mina olen püha, ja püsima jäämisel. Paulus kirjutab 2. Korintuse kirjas, et me kõik peame saama avalikuks Kristuse kohtujärje ees, et igaüks saaks kätte, mida ta ihus olles on teinud, olgu head või halba. Jeesus tuleb tagasi. Me vaatame, mismoodi siis saab säilida laitmatuna ihu poolest, mida see üldse tähendab ja me vaatame siis ka, et kuidas see üldse võimalik saab olla. No näiteks see tähendab seda, et me hoidume hooruse eest, sest Piibel ütleb, hoorus on see, mis rüvetab ja see on igasuguse pühaduse ja puhtuse vastand. Ma hoidun abielu väelistest suhetest, see tähendab seksuaalsuhetest ükskõik kellega, kes ei ole minu abikaasa. Ja Matteuse evangeeliumis räägib Jeesus ka niimoodi, et kes oma naise enesest lahutab muidu kui hooruse pärast ja võtab teise, see rikub abielu. Ja kes võtab lahutatud naise, see rikub abielu. See on kõik me ihuga seotud. See tähendab ka, et ma ei ole homoseksuaalsetes suhetes. Rooma kirja esimeses peatükis on Paulus väga selge. Ta ütleb, et need inimesed, kes on homoseksuaalsetes suhetes, nad on Jumala tõe vahetanud vale vastu.
ja nad on jäänud nende häbitute kirgede kätte ja nad on vahetanud loomuliku vahekorra loomuvastasega. Nad on teinud nurjatust. Mis ei tähenda, et inimene ise oleks paha, aga see on patt, millega nad siis tegelevad. Meie ihu säilib laitmatuna Kristuse tulemiseni, kui meie ihu on ka vaimule allutatud. Paulus ütleb, ärgu siis valitsegu patt kuningana teie surelikus ihus, nii et te tema himudele oleksite kuulekad. Et kes valitseb ja kelle sõna ma kuulan. Ja ta ütleb ka Rooma kirjas, et ärge tehke ihu eest hoolitsemisest himude rahuldamist. Et kui ma söön, siis ma ei söö üle ega kasuta ettekäändena seda, et aga mu ihu vajab ju süüa. Või kui ma lähen ja ostan riideid endale, et oma ihu katta, mis on ju vajadus, siis ma ei ole nii-öelda shopahoolik ja ei kasuta ettekäänet, et ma ju vajan riideid oma ihu katmiseks, selle üle võlli viskamiseks. Ja see tähendab ka seda, et meie himud ei kontrolli meid. Ma ei tee oma otsuseid oma himudest lähtuvalt. Meie ihu säilib laitmatuna Kristuse tulekuni, kui meie keha ei ole meie ebajumal. Ja mõned näited, kuidas me võime aru saada, kas me oleme kreenis, kas võib olla, et ma olen hakanud vaatama oma ihu kui ebajumalat. Näiteks, kui minu ihul on häda, siis ma tulen eestpalvele ja siis hakkab mul nagu parem ja siis selle tõttu ma jälle kaon natukese nagu jumalast kaugemale, kuni jälle mu ihul on häda ja ma jälle tulen eestpalvele. See tähendab seda, et ma lähtun oma otsuste tegemisest oma ihust, kuidas mu ihu ennast tunneb. Siis näiteks, mis haarab meie ressursid, mille peale läheb minu mõtteenergia, mille peale läheb minu tegutsemise energia, mis võtab väga palju minu aega, töövälist aega ja mille peale ma hea meelega ja suurel hulgal raha kulutan. Kas minu ihu on minu kinnisidee? Kui minu ihuga midagi juhtub, siis kuidas ma reageerin? Kas siis on elu otsas? Ja kõik mu ressursid lähevad käiku. Minu ihu säilib laitmatuna Kristuse tulekuni, kui minu ihu teeb koostööd vaimuga ja toetab Jumala kutse täitmisel. Rooma kirjas kirjutab taas Paulus, et ärge loovutage oma ihu liikmeid patule ülekohturelviks, aga loovutage end hoopis Jumalale, nagu need, kes on saanud surnuist elavaks, ja loovutage oma ihu liikmed relvadeks Jumalale, õiguse relvadeks Jumalale. See tähendab seda, meie teha on loovutada. Meil on kontroll oma ihu üle. Meie suulihased alluvad meile. Meie kontrollime, mida me välja ütleme. Samuti on meie kätelihased meie kontrolli all, mida me katsume, mida me kinni võtame, millele me klikime ja mida me suhu paneme. Või jalgade lihased on minu kontrolli all. Ma kontrollin, kuhu ma kõnnin, kui raskelt gaasipedaalile vajutan. Ja need kõik on otseselt seotud hingega. See tähendab meie otsustuste, meie valikute ja meie tunnetega. Ja see on otseselt seotud ka vaimuga. Sellega, milline on minu suhe Jumalaga. Kuivõrd ma tunnen Jumala sõna ja kuivõrd ma sellega ennast toidan. See üleskutse siis Piiblis on see, et austage Jumalat oma ihus, sest te olete kallilt ostetud. See on 1. Korintuse kirjas. Jumal kutsub meid väljendama teda, tema olemust ja tahet ka ihus. Ja seda me saame teha ainult siis, kui me oleme täidetud püha vaimuga ja Jumala sõnaga. Et me üldse teame, mis tema tahtmine on ja milline tema olemus on. Ja sõna teeb tööd meie vaimus ja meie hinges, mis omakorda avaldub meie ihus. Sõna teeb seda, milleks Jumal on selle välja läkitanud. Kui me oleme vaimulikult tugevad, siis seda on näha ka meie ihus. Vaimulik meelevald avaldub ka ihus. Näiteks enesedistsipliin, mis on üks püha vaimu vili.
seega, kui ma tegelen ülesöömisega, siis ma võin seista vastakuti õgardluse vaimuga. kui ma olen vaimulikult tugev, ma tean Jumala sõna ja tõde, siis mul on kergem olla rahul sellega, mis mul on. Sellise kehaga, nagu mul on, ja ka selle sooga, mis minul on. Siis me vaatame ka oma identiteeti läbi Jumala sõna. Ja ehk ei võta nii kergelt omaks negatiivset, mida ma enda juures näen, mingeid vigu. Ja ma ei ütle, et ma olengi kole, ma olengi liiga pikk, liiga lühike, liiga paks, liiga peenike, sest see tõde on, et ma olen imeliselt ja kardetavalt loodud ja Jumal ei tee vigu. Kui inimene saab uueks looduks, siis ta saab uue identiteedi. Ja on sellised näited, kus inimene, kui ta annab oma elu Jumalale, siis tema ihu pealt kaovad tätoveeringud või ka enesevigastusest tulnud armid. Ja räägime ka vaimulikust sõjapidamisest oma ihu suhtes. Ma võin näiteks öelda, et minul suguvõsas ongi palju suhkruhaigeid, minu vanavanemad surid insulti, minu emal oli insult. Ma olen siis järgmine. Või et mul ongi geneetiliselt kalduvus ülekaalulisusele. Või siis, et mul on varsti päevad algamas, et ma siis olengi tujukas alati. Või et mu pea valutab ja kõht on tühi, siis ma olengi tige. Aga ei, see ei pea nii olema, sest Jeesus on võimsam. Ma saan öelda, Jeesus, aga sinuga koos. Ma ei pea olema tujukas. Sinuga koos. Ma ei pea olema tige, kui mul on kõht tühi. Jeesus, sina oled saanud needuseks meie eest, võtnud needused, mu suguvõsa needused enda peale, et mina võin olla vaba nendest. Ja Jeesuse vermete läbi on mulle tervis tulnud. Ja see on päris suur vahe, kas ma räägin iseendast, et ma olen haige inimene, kes ma püüan terveks saada. Või ma ütlen, et ei, Jeesus on mind terveks teinud, ma olen terve inimene ja ma võitlen haigusega. Ma olen uus loodu. Ma olen vabaks ostetud patu ja surma seadusest, nagu Rooma kiri ütleb. Ma olen vabaks ostetud kogu mineviku taagast. Kuidas siis, kui need tingimused on standardid on nii kõrged, siis kuidas üldse on võimalik oma ihu hoida selles pühitsuses ja säilida laitmatuna Kristuse päevani? Kui sõna jääb minusse, see tähendab, ma allutan oma ihu vajadused ja soovid vaimule. Ja ma toidan oma vaimu, et see oleks tugevam kui minu ihu. Ka selles osas, mis puudutab mu ihu, ma usun Jumala sõna rohkem kui seda, mida räägivad mu tunded või ühiskond, kes ütleb, kuula oma keha. Ma kuulan püha vaimu rohkem kui oma keha. Kõike seda me ei suudagi oma inimlikust pingutusest, vähemalt pikaajaliselt mitte. Aga kõigeks selleks, milleks Jumal meid üles kutsub, on ta teinud ka tee. Jumala ligiolus, tema sõnaga oma vaimu toites saame me püha vaimu väe, mis teeb meid võimeliseks ka ihu poolest olema hoitud laitmatuna Jeesuse tagasi tulemiseni. Nii et söögem sõna.